Tere! Minu nimi on Ardo Jakko Olev ja olen Pentaxi müügispetsialist. Minus laual on Pentaxi uus digipeegelkaamera K20T, mida tahaks siis lühidalt mõne sõnaga tutvustada. Kõigepealt kaamera kerest. Kere on kättevõtmisel siuke mõnus, robustne, mugav, istub hästi kätte. Suurem osa olulistest funktsioonidest on siis kere peale välja toodud erinevate nuppude alla, mis siis muudab kasutamise mugavaks. Kere taga on LCD ekraan, 2,7 tolline ja suur ekraan ja külje peal on siis välgusünkropistik stuudiovälkude jaoks. Kere ise on varustatud kuni 74 erineva tihendiga, mis teeb siis kaamerast ilmastikukindla kaaslasega väga ekstreemsetes tingimustes, ei karduda siis ei niiskust ega tolmu. Kere sees on uus APS-C mõõdus 14,6 megapiksline CMOS sensor suurendusfaktoriga 1,5. 14,6 miljonit pikslit teeb siis sellest kaamerast oma klassi seas kõige enama pikslite arvuga kaameraks üldse. Sensoril on efektiivne tolmueemaldussüsteem, on värinastabilisaator, mis kompenseerib kuni 4 stoppi ja lisatud on live view funktsioon, mis siis võimaldab pildistada mugavalt kadreerida siis otse LCD ekraanilt. Eriti hea on siis kasutada sellist asja makrovõteteks või siis arhitektuuri pildistamiseks. Võimalus on pildistada erinevates formaatides. See on siis JPG, mis on siis tavaline fotoformaat ja RAW ning RAW formaat, mida saab siis pildistada nii PEF-is kui DNG-s. PEF siis Pentaxi enda RAW formaat ja DNG siis üldlevinud Adobe Digital Negative formaat. 11 erinevat autofookuspunkti, mida kõike saab valida, kasutamaks ära siis autofookuse kõik võimalused. Tundlikkus on, ehk ISO on 100 kuni 6400. Suurendatud on dünaamilist ulatust, mida siis sensor on võimeline salvestama, ehk siis kontrastites tingimustes, näiteks eredal päeval, kus taevas on siuke eredalt valgustatud ja ütleme siis maastik on siuke, jääb tavaliselt siuke tume, siis dünaamiline ulatus kuni 200% rohkem siis võimaldab siis salvestada nõnda, et detaile saate ka nii-öelda ka siis tavaliselt üles hääritatud või tavaliselt alas hääritatud pindadelt. Olenevalt siis situatsioonist. Menüü ise on lihtsa ülesehitusega, ei ole siin sadu ja sadu erinevaid alamenüüsid, kus siis otsida taga seda, mida vaja on. Custom ehk siis ise seadistavas menüüs on siis 36 erinevat funktsiooni, mida siis saate oma käe järgi paika panna, muuta siis kaamera mugavaks ja käepäraseks ja kasutajakeskseks. Salvestusmeediumina kasutatakse SD, STHC kaarti ja objektiivid on siis KAF2 bajonetiga ja siis kõik vanemad K-bajonetiga objektiivid sobituvad siia ideaalselt siia ette. Ja veel palju selliseid muid väikseid, aga olulisi asju. Näiteks RAW ümberlülitusnupp, mis võimaldab näiteks kui te pildistate JPG-gi kiirelt ümber lülitada RAW režiimi ja siis näiteks olulised või sellised kahtlased momendid, kus ei tea, kas tuleb õiges häritus või mitte, siis RAW-sse pildistada, saades siis veel paremaid tulemusi. Siis pildistusprogrammid on olemas täiesti tavaline, näiteks algajale hea ja mugav kasutada roheline režiim ehk siis täisautomaatne režiim
ja edasijõudnule sellised poolautomaatsed režiimid, näiteks avaprioriteet, säriprioriteet, tundlikkusprioriteet ja ava- ja säriprioriteet ja loomulikult ka täismanuaalne pildistamisrežiim. Palju digitaalseid filtreid lisatud siia sisse, mida pildistamisel kasutada. On olemas 6 erinevat tonaalsusprofiili, mida siis kõike saab ka eraldi seadistada. On siin sellised näiteks äärmiselt kontrastsed või siis naturaalsed profiilid ja mustvalge profiil. Ja mustvalges profiilis on siis erinevad digitaalsed filtrid kontrastide paremaks salvestamiseks, näiteks punane filter, roheline filter, mida reeglina kasutatakse. Ja minu isiklikuks lemmikuks mustvalges režiimis siis infrapunafilter. Veel üks hea ja mõnus lisandus on autofookuspunkti korrigeerimine. Digitaalsel ajastul võib juhtuda, et autofookus teravust lükkas natuke ettepoole või tahapoole erinevatel objektiividel, siis reeglina tuli minna selleks nagu teenindusse. K20-ga saate selle ise kodus mugavalt ära teha. Siis saate seadistada siis autofookuspunkti, kas nihutada siis ettepoole või tahapoole ja saate niiviisi salvestada kuni 20 erineva objektiivi profiilid. Mida veel? Intervallpildistamine. Võimalus siis intervallvõtteid teha, panete kaamera statiivi peale, määrata ära mitu pilti, kui suure intervalliga ja laske käia. Lühidalt kokkuvõttes on siis tegemist kaameraga, mis rahuldab äärmiselt nõudliku pildistaja vajadused, olles samal ajal ka võimeline algaja käes korralikke pilte tegema, ehk siis on võimalik nagu kasutada automaatrežiime. Ja istub tõesti mugavalt hästi kätte ja nagu ka varemalt öeldud, igati hea kasutamine väga ekstreemsetes tingimustes. Lühidalt kokkuvõttes oleks siis kõik, et kõike paremat ja nautige pildistamist.